oleme siis jõudnud mingi riisiterrassidele, nagu seda kutsutakse. Päris rets org on siin igasuguste põldudega ja asjadega. Täna päris äge driver ka, nii et ta teeb meile väikse sükse tuuri. Näitab meile veits üksid kohti ja asju rohkem. Räägib kultuurist, nii et väga äge. Ma arvan, et me liigume edasi sinnapoole vist. Muljad on siis terrassist. Toredad. Meil on natukene süke kappes hommik. Ei saanud kõige paremini magada, süke natuke uimane ja Karmel natuke süda paha, nii et me loodetavasti saame asjad toimima, kehad ja siis läheb juba päev lõbusu. Järgmine sihtpunkt, siis Canto Lampo Waterfall. Kõndime kuskile alla, ma näitan. Veepulil on juba kuulda, nii et Mart on õnneks kohas. Nii, jõudsimegi siis siia Waterfalli juurde. Ma ütlen ausalt, et nagu väga-väga ilus on. Aga võib-olla ma ei ole mingi see vend, kes tuleks hullult pildistama ja möllama siia, et nagu saan silmaga ära näha ja ülivali on ka siin, nii et ma ei tea, palju te üldse kuulete mind, aga ei, muidu tuul. Tšau, oleme siis jõudnud Monkey Forestile lõpuks. Kohe sisse minnes oli seal mingid asjad, mida ei tohi teha ja üks oli see, et ära vaata ahvile silma. Ma ütleks ausalt, aga ma ei tahagi, see oleks veits veider seal otse silma vaadata nagu. Nii et mis seal veel oli? Don't hide any food. Nad tulevad muidu otsima. Ma arvan, et siin on teisi inimesi ka, nii et las hüppavad nendele peale. Ma loodan, võib-olla oleks prillid ära peitma. Äkki nad tulevad selle kallale frattima. Okei, need ahvid on ikka väga ülbed. Nad tõesti hüppavad inimestele peale ja võtavad asju kotist, nii et see on suht crazy. Ma loodetavasti ei mingitest asjadest ilma siin. Natuke nimmutavad, need on terve see vaata banaane puuvid. Neid nad ei saa juba. Issand, tahaks sisse äärpast. Kuule, ahvidest ei tohtinud ära võtta. Nende on jämmusi. Siin on nagu ongi see, et tegelikult nad on suht nagu nummipallid, rahulikud, aga samas nad vahepeal on nagu suht süksed reisid ka tulevad. Nagu nad ei ründa, aga nad tulevad otsima mingitest kottidest ja asjadest ja näppavad asju. Ei, muidu on mega äge loodus ka ikka. Tere hommikust, kell on siis 6 läbi veits. Hakkame ühe sadama poole sõitma meie ööbimiskohast. Pole nii vara ärkanud vist, ma ei tea, muidu on mingi siuke 7-8. Täna ärkasime 5 paiku, nii et suvitav. Kodus on kell mingi öötäitse, nii et aga ei tegelikult ei hullu, hakkab ära harjuma. Aga nüüd plaan minna Nusa Penidale, seal väike päevatrip teha. Vaatame seal need ilusamad kohad ja rannad ja värgid üle, nii et siis on meil minu arust tund aega sõitu sinna, kui ma eksin, ja pärast juba Uluvatule, nii et meil on trip juba niimoodi hakanud jõudma, et sinna üks otsa korral hakkab saama. Kuigi mitte nüüd väga hullu, aga 6 ööd on veel jäänud, nii et nii põnev on olnud ja loodetavasti Uluvatust tulevad ilusad ilmad, siis seal ongi plaan nagu rohkem rannas olla ja niimoodi. Äkki saame surfata ka? Ja äkki proovime surfi ka, nii et siis saame võib-olla mingid palju kaadreid ka sealt teha, aga eks näha. Tšau, näete või? Paadis oleme. Ei, normaalne on tegelikult veits, aga tund aega siis. Ja siis saame saarele. Et mõistabki hästi, et nagu paha ei hakka. Oleme siis lõpuks saarele jõudnud ja siin on nüüd mingi autosõit ja need ralliteed teevad isegi, ma arvan, mingi WRC ralliradadele silmad ette, nii et see on crazy. Karmen võib lihtsalt siin nagu elu ja surma vahepeal. Aga jah, natuke veel sõita, siis saame neid randu minna avastama, nii et loodetavasti peame veel vastu. Ma ei ole seda vaadet küll veel näinud, aga kas ma soovitaks siia praeguste emotsioonide pealt tulla, siis kindlasti mitte. See sõit on siia nii pikk ja ma ei leia, et see on nagu väärt seda. Nii mitu autot on nagu meie ees, inimesed on nagu ooksendavad lihtsalt. Jah, ma lisaks lihtsalt seda siia vahel, et nagu nendel kindlasti, kellel on nagu sõitmisega kurvilised teed üles-alla hästi hüppelised, kellel on nagu probleem sellega, siis ärge nagu siia pigem tulge siia Nusa Penidale, ma ütlen ausalt, sest ilmselt te näete ilusaid randu, aga neid on siin mujal ka. Ja ma arvan ka, et kogu selle tuuri käigus me saame rohkem siin autost loksuda, kui me reaalselt midagi näeme, nii et see on lihtsalt mitte isegi olla nagu negatiivne, aga see on lihtsalt nagu realistlik ja aus tagasiside, ma arvan sellele. See on esimene giid meil, kus ma näen, kellel natukene vist närvid pole päris korras. Ta tõmbleb hullult, jookseb ringi. See algas siis, kui ta küsis käest küsimuse, kaua te olete siin ja kus te käinud? Ja siis kohale kellegi teisega. See selleks ma korra teen peatuse. See vendlas jookseb edasi. No tegelikult siin on ikka päris ägedad vaated.
tema nimi on Pekka. Saime siis veidi nagu, ma ütlen, mõnusamasse kohta vist on ju. Ma ütlen, et siin on päris mõnus, kui on ikka väljas nii kuum ja saab siin natukene merelaintes olla ja värki, nii et on paar tunnikest siin ja siis sõdame paadiga paalile tagasi ja siis juba Uluvatule, nii et ma ei teagi, naudime siis natukene randa ja over and out. Kirssi ja tordile sellesse päeva lõpp väikesed hüpped merel, vaadake. Siin on fanni täie raha ees, ma ütlen, see nimeline päev meil on olnud, võtaks veel ühe korra. Kui keegi meist palub minema kuskile saarele minna, ma ei lähe iia. Jah, täpselt. Meil on suht lõbus, ma siin osab panema pilte kotte, kuna need pilti kotti. Ma loodan, et reaalselt keegi mulle kuklasse mingit asja ei põle. Väga äge, kuidas siin maksad rannaminekuks väikse tasu ja siis lähed siuksest väga huvitavast kohast. Oodanud mingi ahv pähe ikka. Jaa, ma just tahtsin öelda, et ma loodan, et mingi ahvipärdik ei tule. Oleme siin juba mõned päevad olnud selles hotellis, aga ma tahtsin teile lihtsalt näidata seda vibe'i, mis siin on. See on nagu reaalselt, vaatasime Karmeniga seda Barbi filmi siia sõites või nagu lennukis ja siis vaadake siia. See on nagu täpselt see, mis ma sealt nägin. Ja kõik ongi sellise vibe'iga, et on nagu roosa ja lisaks sellele see on täiesti nagu täiskasvanute hotell. Kunagi palile tuleb, ma arvan, et soovitaks küll seda. Ma ei valinud seda sellepärast, et ta nagu see ongi selline nagu roosa. Jaa. Pigem nagu kartsime veitsa seda, aga jaa, täpselt. Ma mõtlesin, et äkki ta on nagu liiga crazy, aga samas nagu siin on kõik asjad nii läbi mõeldud. Teenindus on väga mõnus, istud basseini ääres, tuuakse sulle mingit suvalisel kellaajal lihtsalt järsku spontaanselt mingit tampse ja juua ja... Mega head ka kõik. Ja. Aga meil oli pigem see, et me jätsime selle hotelli valiku liiga viimasele minutile. Eriti kui te tulete Uluvatule, siis minu arust peab nagu väga varakult ära bukkima, sest siin on hästi kallid hinnad võrreldes teiste kohtadega. Pluss see, et siin on majutusi ja aga ranna lähedal need võetakse kõik ära, nii et siin on see põhipassu, kus me tavaliselt oleme tiksunud. Selline on siis tuba. See õnneks nii roosa ei ole. Siin on ikka nagu valged ka. Vannituba on siuke. Nagu näha, ma näitan siit kohe näe siukseid väikseid hinte on siin igal pool. Kirjakesi. Nii et väga äge minu arust. Siuke teistsugune. Toimetab edasi ja võtame teid nagu ikka kaasa, nii et tšau praegu. No hello. Tulime siis õhtustama kuskile Kalju peale, kus peaks olema mega hea päikseloojang ja good food, nii et high hopes nagu alati iga asja kohta, aga ühesõnaga, siis alustame. Siin Teit tegi mul väikse slaidi oma plätudega juba, nii et pean teda valvama, nii et tšau praegu. Vaade on siin päris kõv ikka, no. Läheb pitsa tulema ikka vist. Vist on ja pitsa tuju on ta. Selle eespool olid siuksed tegelikult siuke passu ja siuksed lebotoolitused põhimõtteliselt päev otsast rentida, nii et me hakkasime Karmeniga mõtlema, et võib-olla peaks äkki võtma hoopis, nii et jah. No nii, täna on siis päev kätte jõudnud, kuna ma lähen proovima surfi esimest korda elus. Nagu ikka, alati prept. Käisin eile, ostsin endale mingi surfari särgi, mis on nagu siuke must-be asi, et vist, et nagu kui sa seal kõhuli oled ja möllad, et sul esiteks ennast ära, et sa ei katki tõmbaks ja teiseks see, et sa ära põleks. See on vist tagant läheb veel kinni ka. Põhiasi. Jah, nii et ma ei tea, olen nagu surfar, ei ole vist. Ja siis loomulikult, et nagu, ma ei teata, kus see asi on. Siukene asi, see on nagu mingi savi põhimõtteliselt, et seda... Kas see on tsink või? Ei, ma ei tea, mis siis on igal juhul siuke paks asi, et sa määrid endal ninad ja siit need kohad kokku, võib-olla kõrvad ka, et nagu noh, see päik on seal nii rets, eriti vee peal. Aga mis ma teen, on see, et ma lähen nüüd randa. Kõigepealt maksan 500 000, mitte eurot, 500 000 kohalikud, siis saab vist 1,5 tundi vee peal olla ja siis natukene seal õppida, mida ma üldse tegema pean. Nii et ega ma ei tea, kuidas see välja hakkab nägema. Nii et kahjuks Karmen minuga ei liitu, aga ma üritan seal mingeid asju filmida, nii et vee peal. Ma olin põhivend, kes mingi... Ja, lähme surfi siis, kui tuleb mingi, ma olen trenni. Aga ei, tegelikult jah, ma siis üritan nii palju filmida, kui ma saan ja siis pärast teen väikse kokkuvõtte, nii et aga oika, tšau praegu. No nii, olen siis randa jõudnud ja rand on veel üsna tühi, nii et loodetavasti siin ruumi jagub mul ukerdamiseks, nii et jah, aga okei. Hakkan siis pihta ja loodetavasti on midagi filmida ka, nii et igal juhul olen valmis ja vast tulen elusana tagasi ikka. Surfamine siis tehtud. Jaurasime seal mingi
poolteist tundi, ma arvan kokku, aga täna oli muidugi see, et ei olnud väga hea lainepäev, enamus aega lihtsalt passisime, aga paar väga head lainet saime ja siuksed mõned keskmised ja tegelikult oli üliäge. Ma tegelikult sain kohe esimesel lainele peale, mis ma sain ja sõitsin lõpuni, nii et noh, mul oli muidugi siuke amatöörilaud ka, mis oli natuke laiem ja parema stabiilsusega, nii et aga ikkagi väga äge kogemus ja kui ikka saad, ma ei tea, 30-40 võib-olla rohkem meetrit sõita selle laine peal, siis on ikka mega äge, nii et kindlasti tasus see asi ära ja adrekat oli ka ikka vähemalt esimeste lainetega, nii et surfamise on see, et oleks pidanud hommikul kell 6 juba seal olema, need instruktorid ütlesid, nii et ma läksin mingi 9 paikut, oli veits hilja, aga ei, fun. Ootan juba uut korda ausalt öeldes, nii et tšau. Lähme ära. Jõudsime just lennujaama ja ma ütlen, et see lennujaam on palju ilusam, kui ma algul panin tähele. Väga ilus. Aga ühesõnaga käisime veel täna, kuna check-out oli suht vara juba ühe paiku, siis me pidime siin päeva sisustama ära, endal käisime poodides veel ja kell 9:20 läheb lennuk, nii et tulime suht vara lennujaama ka. Saame riideid vahetada ja tiksuda siin, nii et mis sul mõtted, Karmen, andis äramineku kohta? Kurb on jah. Nagu natuke näge ka, siin on juba 2,5 nädalat oldud, natuke kodu selles mõttes igatsus ka, pole kodus isegi väga palju olnud, aga ei, reis oli äge ja nägime ägedaid kohti, nii et kindlasti väga vinge koht, kunagi ma arvan, et tuleks isegi uuesti.